Alustame seekord lõpust. Keeruline päev, pikk päev selja taga. Olen majutuses, pestud, söödud, ratas puhastatud ja hakkan nüüd tänast videot kokku lõikama. Ja tänane video ma teen nii, et igasugused looduskaadrid tulevad lõppu ja kogu jutuosa on video alguses. Ma arvan, et nii on seekord parem. Tere hommikust. 3. päev. Kell on varane hommik, mingi 5 või midagi. Olen mõnda aega üleval. Väljas kallab normaalset padukat. Jõudis kohale see torm Rakverre, mis lubati. Kes mäletab mu eelmisi videosid ja kindlasti olen seal varem öelnud ka, et 3. päev on alati sihuke murdepunkt. Et on tekkinud väsimus, tekkinud tülpmus ja 3. päeval on reeglina alati kõige raskem. Ka see aasta 2 esimest tilulilupäeva on nüüd möödas ja täna on siis esimene tõsine distants, korralikud kilomeetrid. Peaksin jõudma omadega Kohilasse ja 3. päevale kohaselt ja ilmale kohaselt ma arvan, et tuleb ka äkki tänane väärtus siis või väärtuspaar. Vaatame, kui mäntama hakkan, eks siis paistab. Seniks loen raamatut ja naudin kohvi ja kuni hommikusöögi saab, siis vaatame edasi. Hetkel suurem sadu on üle jäänud, nagu näha, olen lühikeses. Vest on peal, aga ei saja, tiputab. Loodan, et jääbki nii, saab olema mõnus. Ei ole väga palav. Ja siis tänane tee, nagu hommikul ütlesin, viib mind Kohilasse. Tilulilupäevad on läbi, tuleb pikk ots. Ja ma arvan, et täna ilmale kohaselt ja teekonnale kohaselt ja 3. päevale kohaselt on ka väärtuspaar sobiv ja vääriline. Ja tänaseks mõtteaineks on siis väärtuspaar. Ausus ja vastutus. Täna hommikul Mann küsis mu käest, et kas ma hakkan hommikul sadulas istudes kohe nende väärtustega pihta tavaliselt või enne väntan mõned tunnid. Ütleme nii, et 2 esimest päeva oli väga lihtne nende väärtustega. Hommikul nagu sadulas istusin, nii hakkas kohe mõte tööle ja tulid seosed ja jutt välja. Ei pidanud pikalt juurdlema. Täna ma olen üle 3 tunni teel juba olnud ja ei suuda kuidagi algust teha. Teen nüüd siis proovi. Ühelt poolt on see, et 3. päeva väsimus hakkab sisse peksma juba. Tegelikult ei tahaks üldse midagi teha. Peale väntamise tahaks lihtsalt vändata. Pea on tühi. Oma mull. Mõte ei tööta, ei peagi töötama. Praegu on just see puhastusfaas. Teiselt poolt ausus ja vastutus. Väga sirgjoonelised väärtused ju. Mis seal nii keerulist siis on, et sõnad seletavad ise,
mis seal taga on. Jah, nõus on, ka minu jaoks on need üsna sirged, sirgjoonelised. Ehk et minu jaoks, mis nad tähendavad, on see, et räägin tõtt, olen aus eelkõige enda vastu, oma tegemistes, oma mõtetes ja võtan vastutuse oma tegude eest. Tunnistan ausalt, ei ole alati selline inimene olnud. Eriti, mis puudutab vigade tunnistamist. Ka täna vahepeal lööb mingi vana muster sisse. Aga õnneks saan kohe sõnasabast kinni ja see enda vea tunnistamine tuleb juba üsna lihtsalt. Aga vot need vanad mustrid ja vanad asjad, need ongi viimased 3 tundi mu peas keerelnud. Ühesõnaga väga palju asju on lahti pakkida. Mingid kihid tahavad maha koorduda. Mingid asjad välja ütlemist saada. Mis ma oskan öelda? Ma olin üsna pikalt selline mees, kellele meeldis see väljend, et käitu minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Viskasin naljaga pooleks seda sageli jutu sisse. Täna ma lähen isegi suisa närvi, kui ma selle peale mõtlen. Et ei suuda nagu kohe kuidagi samastuda sellega. Ja mis selle väljaütlemisega veel kaasas käis ja eriti just vigade tunnistamisega, oli meeletu manipuleerimine inimestega, eriti lähedastega. Ma ei tea, kust mulle see manipuleerimine külge hakkas või kust ma seda õppisin või kuna ma seda õppisin. Aga ma olin ikka super manipuleerija. Infoturbe kontekstis mingi aeg kunagi meeldis mulle öelda, et ma olen social engineer. Sittagi. Sulaselge manipuleerija. Täna mind ajab ilgelt närvi jälle või on see, et meid ajavad närvi need asjad, mis meil vajavad endas muutmist. Täna, kui ma näen manipuleerimist, siis kohe trigerdab. Kohe. Et sellega ma pean endas, kuigi see ei ole minu käitumises enam sees, aga endas ma pean sellega kuidagi rahu tegema. Ja see oma tegude eest vastutuse võtmine, ma arvan, et see hakkas mul muutuma millalgi siis, kui äkki Sten käis kuskil seal 3. klassis või kuskil sealkandis, kus lihtsalt lapse kasvatamine ja elu sundis asju ümber vaatama. Ja sageli, mis ma lapsele kordasin, oli see, et jaa, viga on tehtud, asi on tehtud. Pole mõtet selle üle pikalt juurelda. Tuleb viga tunnistada ja mõelda, et aga kuidas edasi? Mis edasi nüüd? Et mida muutma peab, kuidas edasi käituma? Ja sealt see muutus hakkas ka minus endast pihta. Ma mäletan isegi, et lapse algkooli lõpupeo vanemate tervituskõne pidasin, siis see oli üks asi, mis ma ütlesin ka seal kõigile lastele,
ärge muretsege. Te teete oma elus väga palju vigu. Ja see on okei ja see on normaalne. Aga oluline on oma vigu tunnistada, olla enda vastu aus ja mõelda, et kuidas järgmine kord paremini saab. Õppida sellest ja võtta seda kui elu õppetundi. Aga näed, ise õpin sellest kõige rohkem. Vihm hakkas jälle sadama. Ei viitsi kilet peale tõmmata. Tõstan selle aususe ja vastutuse hetkel, kui minu põhiväärtused korraks riiulisse ja sooviks adresseerida otse sulle, Sten. Ma ei tea, kas üldse või millal sa juhtud neid videoid mõttega vaatama. Aga enda vastu aus olemine, endale oma maskide tunnistamine ja oma vigade tunnistamine endale ja teistele ja nendesse mitte kinni jäämine ja nendega leppimine ja see, et võtta neid kui elu osa ja edasi liikumine. Et need on asjad, mis ma oleks ise tahtnud kindlasti juba varasemas eas üles korjata enda jaoks ja nende järgi elada nii palju bullshit'i oleks elus olemata. Aga mis veel aususest ja vastutusest? Ka professionaalses keskkonnas, tööalaselt ja eelkõige siis ka tööalane kommunikatsioon, mis tänases maailmas ei ole enam kõige lihtsam. Sihuke julm otsekohesus või sihuke raudne otsekohesus võib-olla ei ole alati kõige mõistlikum, aga eks ma selles osas pean ennast natuke lihvima ka. Aga see on see, kes ma olen, et kui ikkagi jama ajatakse, siis I'm calling the bullshit. Et lihtsalt hoiame kõigi aega kokku. Ja usaldusest ja vastutusest pereelus. Siin on väga lihtne. Minu pere peab saama olla minu peale kindel. Nad peavad saama mind usaldada. Ja selle aluseks on ausus ja vastutuse võtmine. Nii lihtne see ongi. Et jällegi hästi sirgjooneline ja hästi konkreetne. Haakub ka selle samase üleeilse lihtsusega. Olen viimased 10 kilomeetrit veetnud siin Jägala-Pirita kanali serval oleva raja peal vändates ja mediteerinud enese vastu aus olemise teemadel. Ja piltlikult öeldes siis kakkunud endalt neid maske eest ja siia kanalisse visanud. Alustades nende maskidega, mis mul olid ees siis, kui ma Manniga alguses tuttavaks sain. Mann väga hästi mäletab seda T-särki, mis mul oli, et do I look like I care? Seesama tough guy, ebakindel tüüp, kes võib-olla ei olnud kõige paremas kohas ja kõige parem inimene.
aga Mann nägi potentsiaali ja suur aitäh, ma olen sulle väga-väga tänulik selle eest. Ja noh, igasugused muud maskid nagu tõeline triatleet ja mis kaubamärgi üle ma olen varem juba ju juurelnud, et kui vastuoluline see on. Ja rattur ja muud siuksed ekspert ja mis iganes maske ma siin läbi aastate kandnud olen. Et neid ma siin järjest muudkui eest loobin. Hakkab kergem. Üks asi, millele ma olen mõelnud, et miks mul need maskid üldse ees olid in the first place. Ja ikka jõudnud ikka jälle sinna samasse ühte kohta tagasi, milleks on kuuluvustunne ja heakskiit. Et ma olen kogu aeg üritanud olla keegi, kes ma pole, selle mõttega, et saada heakskiitu kellegi käest või millegi eest või siis tunda ühtekuuluvustunnet mingi arbitraarse seltskonna või grupiga. Ja ma ilmselt tean ka, kus see, ma loodan sellest tuulest peale jääb, aga ma ilmselt tean ka, kus see päris juur on. Seal sügaval lapsepõlves. Enne kui mul telefoni aku ära minestab. 3. päeva väsimus ja koormus paneb inimese nii ebamugavasse olukorda, kus ta lihtsalt peab kõik üleliigse endast välja ära saama, et oleks kergem. Ja üks teema seoses enda vastu aus olemise ja ka eilse tervisliku heaoluga seoses. Asi, mida ilmselt paljud teavad, aga jällegi seotud ka heakskiiduga, mida enne mainisin. Teema, mida ma oma vanemate eest kiivalt varjasin. Ja ma ei ole kindel, et mul ema siiamaani teab, vähemalt me ei ole sellest rääkinud, võib-olla ta teab, aga lihtsalt ei ole sellest juttu teinud. Aga siit ta tuleb, kuna ema mul on usin nende videote vaataja, siis nii on. Et ülikooli ajal ja mõned aastad peale ülikooli ma olin tõsiselt kimpus alkoholiga. Ma ikkagi jõin päris kõvasti. Õnneks viimased üle 10 aasta ma ei ole tilkagi võtnud, ei plaani ka. Enne seda Manniga tuttavaks saime, siis läks olukord juba oluliselt paremaks. Ja põhiline on ikkagi see, et hakkas tervise peale. Käisin korduvalt gastroenteroloogi juures, mingite maohaavandite teema ja muu siuke. Et nii on. Aga ma pidin selle välja saama endast, et olla aus ja et oleks kergem. Nii, pikk sõidupäev on jõudnud õhtusse. 7 tundi sadulas. Eelmise teema lõpetuseks nii palju, et selle video kontekstis ei ole mõtet või ei ole vajadust detailidesse laskuda. Küll aga on oluline see, et ma enda jaoks lõpuks mõtlesin välja, kus see tuleb, miks see nii oli või kus see tuli tookord. Ja ma arvan, et ma suudan selle teema endas ära nüüd lõpetada.
ma tegelikult alustasin küll juba eelmine nädalavahetus. Käisime Viljandis kohvikus ja Viljandisse sõites rattaga ma käisin läbi Vana-Võidust, kuna Vana-Võidu tehnikumi praksi ajal esimese kursuse lõpus oli asi ikka väga käest ära. Ja too aeg vajas endas läbimõtlemist. Ja kus oleks veel õigem koht alkoholi teema endas ära lõpetada, kui mitte alkoholivabrikus ööbides. Tohi Distilleri pakub Kohilas majutust ja nende korteris ma täna öösel siis ööbin. Ilmselt täna rohkem midagi ei räägi. Kell on palju. Tahaks süüa, pesta, ratast hooldada. Rattapesin juba Kohilasse jõudes selvepesulast puhtaks. Vahepeal sai telefoni aku tühjaks, aga Vaida Coopi sõbralik töötaja oli nõus 10 minutit telefoni laadima tagaruumis. Ja sain natukene sinna vurtsu sisse, et sain nüüd selle asja ära lõpetatud. Aga näeme homme hommikul.